Hea sõber, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Kindlasti oled vahel tundnud, et elu oleks nagu kokku varisenud. Asjad lihtsalt ei läinud nii, nagu sa lootsid. Sa uskusid, et kõik läheb hästi, ootasid läbimurret ja said hoopis tagasilöögi. Täna räägime piibli sündmusest, mis puudutab otseselt selliseid olukordi, kus Jumal ei vasta meie ootustele. Aga kõigepealt kuulakem sellest sündmusest nii-öelda originaalist. Luuke evangeeliumi 24. peatükk 13. kuni 35. salmini. Ja vaata, 2 nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis olid juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja aruteldes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Ent nende silmi peeti nii, et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te omavahel veeretate teed käies. Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumal ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes 3. päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid Koidu ajal lauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad, öeldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud. Teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile, ohte mõistmatud ja südamelt pikaldas, et uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest seletas Jeesus neile ära kõigist kirjades selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva, ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teineteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need 11 ja nende kaaslased, kes ütlesid, issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leiva murdmisest ära tundnud. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Nagu kuulsime, kõndisid 2 Jeesuse jüngrit Emmause poole. Emmaus oli 2-3 tunni tee kaugusel, umbes 10 kilomeetrit Jeruusalemmast.
Jeesuse jüngrite senine maailm oli purunenud. Nad olid lootnud, et Jeesusest kujuneb poliitiline päästja, kes vabastab rahva Rooma ülemvõimu alt. Kuid Jeesus löödi hoopis risti. Ta ei suutnud sellest aru saada. Kuigi levis samas ka kuuldusi, et ta on üles tõusnud, nad olid nii pettunud, et otsustasid lihtsalt koju minna. See on üsna sarnane olukord sellele, kui meie kristlikud projektid ei realiseeru ja palved ei too loodetud tulemusi. Ja me oleme valmis kõigile käega lööma. Kuid just sellistel pettumuse hetkedel astub Jeesus ise meie kõrvale. Tõsi, esialgu tundmatuna, kes kuulab meid lihtsalt ära. Miks ta kohe ennast ei tutvustanud? Nad oleks selle peale ehk öelnud siis, et väga hea, et oled elus, aga millal me siis roomlasi ründame? Aga Jeesus ei tutvusta ennast, vaid kuulab ja vestleb nendega nagu võõras. Lahendus saabub alles laua ääres leiba murdes. Aga millest ikkagi selline pettumus? Enamasti tabavad meid pettumused just sellepärast, et meil on Jumala suhtes lihtsalt valed ootused. Luuka evangeeliumi 14. peatükis näeme suuri rahvahulki, kes järgnesid Jeesusele. Seal on tunda pingelist ootust. Nad loodavad, et Jeesus marsib nendega Jeruusalemma ja võtab võimu ja nad on osalised sellest võidust. Iga kaasaegne poliitik oleks sellise hulga toetajate üle lausa õnnelik. Kuid Jeesus ei otsi odavat populaarsust. Ta esitab sellele rahvahulgale tingimusi, mis ehmatavad paljusid tänase päevani. Esiteks ta ütleb, et kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa, ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, ei saa olla minu jünger. Kas ta õpetab vihkamist? Ei, tolleaegse Lähis-Ida kultuuri kontekstis kasutati sõna vihkama eelistuste kohta. Jeesus kutsub meid ületama seda, mida me tänapäeval nimetame grupi egoismiks ja eelistama teda ja taevariiki. Mõelgem, kui tihti me juhindume mõttest, et mina, minu pere, minu rahvas ja minu riik on kõige tähtsamad. Jeesus aga ütleb, et kui me tahame käia koos temaga, siis peame sellest kitsast grupi egoismist vabanema. Me peaksime inimestesse suhtuma nii, nagu Jumal, kes laseb päiksel paista nii heade kui kurjade üle. Jeesuse teine nõue oli veelgi raskemini mõistetav. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, ei saa olla minu jünger. 100 aastat on risti kandmist mõistetud passiivse leppimisena kannatuste ja haigustega. Mul on halb naaber või selg valutab ja ma ütlen, igaüks peab kandma oma risti. Aga Jeesuse kaasaegsed teadsid väga täpselt, mida rist tähendas. Rist tähendas Rooma impeeriumis mässajatele määratud surmanuhtluse vahendit. Enamasti olid need mässajad, ebaõiglasele võimule vastuastujad. Nii ei olnud Jeesuse ajal rist mitte passiivse kannatamise, vaid ühiskondlikule peavoolule vastuhaku tagajärg. Rist oli nii-öelda avalik teadete tahvel. Vaadake, seal ripub mässaja. Või nagu Jeesuse risti üle oligi kirjutatud, see on juutide kuningas. Ka Jeesus liikus vastu voolu. Ta rikkus toonaseid usulisi tavasi. Tervendas hingamispäeval haigeid, istus patvustega ühes lauas ja see vihastas toonast vaimulikku eliiti. Kas meie oleme kaasajal valmis minema sotsiaalsete normidega vastuollu, et kaitsta haavatavaid?
oleme me valmis kaitsma näiteks kolleegi, keda kiusatakse töö juures taga? Kas me oleme valmis loobuma võimust ja manipulatsioonidest ühiskonna nõrgemate nimel? Jüngrid ootasid küll seda, et võim vahetuks omanikku ja nemad oleks selle uue võimu esindajad, kuid dominantseid süsteeme ei saa lammutada uue domineerimisega. See on see, mida Emmausi jüngrid ei mõistnud. Nad olid oma arust järginud Messiat, kes võidab vaenlased ülestõusuga, kuid Jeesus löödi risti ja kanti hauda. See oli niivõrd masendav, et nende silmad ei suutnud enam tõelisust õieti näha. Nende silmad avanesid alles siis, kui Jeesus istus nende koos lauas ja murdis leiba. Just selles väga lihtsas hetkes avanesid nende silmad ja arusaamine. Korraga nad mõistsid, et riik, mida Jeesus oli tulnud tooma, sündis kannatuses ja surmas ning on ülestõusnu näol nüüd nendega ühes lauas. Ja nii süttisid nende südamed uues äratundmises. Pettumus asendus rõõmuga. Head sõbrad, me otsime sageli võidukat ja mugavat usku, mis lahendaks käigult kõik meie probleemid, kuid Jeesus kutsub meid täna palju sügavamast ja suuremast ülesandest osalema. Tema riik on ennast ohverdava ja teeniva armastuse riik. Palvetagem. Issand, sa näed meie usu ja kujutluste piiratust. Ava meie silmad nägema sinu tõelist au ja meelevalda. Õpeta meid kandma oma risti ja teenima neid, keda sa eluteele saadad. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.